tulemast, lugupeetud televaatajad. Oleme siis alustamas Eviko rammunaiste ja rammumeeste sarjaga ja esimene etapp on Elvas. Toimumas siis Elva vallapäevad ja selle raames siis ka Lõuna-Eesti tugevam naine ja Lõuna-Eesti rammumees siin toimuma saavad. Naised võistlevad siis 5 alal ja esimeseks alaks on neile pandud siis rehvi kantimine. Rehviks on siis 120-kilone rehve ja esimene paar on siis Katrina Kaska ja Marianna Bogdanova. Marianna jäi natuke seal hätta isegi. Nii et Katrina on praegu siis juhtima läinud Mariannat ja nii palju siis Katrina kohta võib öelda, et esimest hooaega võistlemas ja see üldse esimene võistlus temal. Marianna on see eelmise hooaja võitja. Jah, et Marianna siis Eestimaa rammunaine 2018 aastal ja ka Eviko rammunaiste sarja võitja 2018 aastal. Lisaks sellele muidugi absoluutne Eesti meister siis jõutõstmises. Teises paaris siis Erika Ristisaar ja Kaire Elias. Nii, Kaire läks natuke siis ette ühe tõste võrra juba. Aga Kairel on praegu näha, et siin kantimisel see rehv natukene jääb lappama sinna ja kui rehv otse kohe maha ei kuku, siis tegelikult on raske uuesti haarata. Kaotada aega seni, kuni ta põrkab, jah? Jah, päris mitu sekundit võib seda kaotada. Ja nüüd oli jälle hästi näha, et kuidas ei tohiks see rehv maha kukkuda. No ei õpi selles mõttes. Nii, Kaire sai omad kantimised tehtud ja Erikal ka kõik lõpetatud. Aeg kirjas ja... Kaire aeg on 29.98. Praegusel hetkel siis Katrina Kaskal oli 29.07 aeg, et ja 29.98 Kaire Elias siis tema järgi, et nii et Katrina Kaska ühe sekundi sees kõik. On ühe sekundi sees praegu ta on liider, et siiamaani juhtimas, kui nüüd näeme siis juba uut võistluspaari. Iivi Järve ja Maria Meksis. Nii, sama viga lasi kummi lappama, hakkas põrkama ja... viimane kordus natukene läks, ei saanud hästi see rehvi kätte. Nii ja Maria aeg on siis 29.26 ja ikkagi endiselt liider siis Katrina Kaska, 29.07 ajaga. 36.75. Marianna Bogdanova on ikkagi hetkel liider. 27.61. Katrina on teine aeg. Jah, kolm naist on ühe sekundi sees jah, et Marianna oli rammikese kiire. Siin on siis Katrin Piirimäe. Eesti valitseb meister kuulitõukes. Ja juba mitmed aastad seda olnud ja 2017 aasta Eestimaa rammunaine. See oli küll nüüd hästi kiire tegemine. No jah, et siin Kätlin näitas oma võimu, et 22-21 on aeg ja eks raske uskuda, kas keegi täna üldse selle ajaga üle lööb siin. Esmakordselt siis stardis ka Marika Silm Põrust. Kuna 9 naist on stardis, siis Marika üksinda tegema jah sellel. Aga see tuleb hästi kiiresti. Tempo on hea, rehv kukub ilusti maha ja kohe väga kiiresti tegi pöörde ka. Kui näha, siis ta ise hoiab käega kinni, et see rehv ei jääks lappama, sugub ilusti maha. Väga kiiresti läheb praegu, et siin on praegu tõesti, kas on ka koht Kätlini aja ülelöömises. Ja tuli ära, 21.52. Uskumatu. Läks liidriks. Uskumatu, esimene võistlus elu jooksul ja esimene alavõit kohe. Piikene naine tegi praegu siukse soorituse ja läks seda võistluse hoopis juhtima. Liigume järgmise ala juurde ja see on siis palgi tõukamine korduste peale. Aega on siis minut 15 ja raskuseks on 40 kilo. Esimene paar siis Maria Mekk ja Mairi Mitt. Ja see palgi tõstmine siis peamiselt ikkagi õlavööd.
õlavöö tugevust hinnatakse, aga praegu on näha siis, et naised mitte ainult ei suru, vaid tegelikult töötavad ka siin jalaga päris hästi, et ja praegu ilus klassikaline tõukamine. jah, näidati just kähri tõukamise stiili ka. Kui käed väsivad ära, siis tuleb jalad appi võtta aga see on ka muidugi No nüüd proovib kähega, iga tõuge on erineva stiiliga. unustas ära. Muidugi see väsimuse pealt ka, et sa pead järjest töötama. Ei ole, et ainult üks kord üles saada. Minut 15 on vaja täielikult ära kasutada. Nojah, et 75 sekundit teha maksimumpingutust järjest on päris koormav. Seal puhkad küll, aga need sekundid halastamatult jooksevad. No absoluutselt. Ja ega see rinna peal see palgi hoidmine, siin naised mõlemad hoidsid palki rinna peal. No nii praegu oli siin Mairi puhul korralik töövõit, et vasakkäsi oli kõver, aga jõudis sirgu ära suruda. Pääste vile kõles. Ja naised on ise rahul, et Mairi saab 5 korda ja Mairi saab 9 kordust ja Maria jääb 8 kirja. Nii, teises paaris siis Marianna ja Katrina. Nii, Marianna on ka klassikalises tõstmises Eesti meistriks tund. No ja ka jõutõstmises valitsev Eesti meister, nii et tegelikult peaks kõik eeldused olema head, et siit teha hea tulemus. Ja Katrina sai ka tulemuse kirja. Ja noh, ega naistel tihtipeale ongi see, et see palgi tõstmine, et kui sa rehvi kandid või kohvreid käe osas kannad, et siis on sul lihtsam seda teha, et see ei ole nii spetsiifiline, aga see palgi tõstmine on suhteliselt keeruline ja tehniline, et see tahab harjutamist, et sa peadki spetsiaalselt selle palgiga ikkagi harjutama, et saada oma tulemust paremaks. Aga praegu ütleme, et on näha, et Katrina, kuigi esimene võistlus on salatrenni teinud nii palju, et päris nulli peale ei jää ja kui esimestel aastatel naised selle 40 kiloga mõnedki said nulli, siis on esimesel võistlusel kohe praegu näha, et siiamaani naised väga hästi hakkama saanud aastal 2019. Marianna see eest väga ilusti tõukab, aga sellises rahulikus tempos. Ja 10 kordust kirja, hetkel läheb liidriks. Muidugi võib-olla liiga rahulikult tegi, et no jah, et Kätlin on ju tulemas tagant veel, et ja ega kui Marika seda kummikantimist võtta, siis seda ei tasu ka alahinnata. Nojah, ja Katrina sai 3 kordust kirja. Nii. Kätlin siin lihtsalt pumpab üles alla. No siin on küll näha, et mitte mingit probleemi Kätlini jaoks ole, et võiks olla seal 10 kilo või 15 kilo isegi rohkem juures, et selle pildi järgi hinnates, et no muidugi kuulitõukajate harjutus on rinnale võtmised kangiga. Tõukamine just. Ja kuulitõukamine või palgitõukamine. Palgitõukamine, et tundub, et peaks kuulitõuke ringist neid mehi-naisi rohkem siiapoole rammunaiste ja rammumeeste alale meelitama, et väga hästi tuleb välja teil. Aga debütant Marika Silm siis ka üritamas samas tempos olla. Ja suhteliselt, ütleme nii, et väga hästi läheb. Mitte suhteliselt hästi, vaid väga hästi läheb. Et no nüüd natuke läks raskemaks, aga nüüd läks raskeks, aga tempo oli tal hea. Ta suutis nagu palju kiiremas tempos olla kui Marianna näiteks. No nii, Kätlin hakkab nüüd taktikat kasutama ja 15 kordust tehtud Kätlinile. Kas on vaja juurde? No ei ole vist vaja. Aega on, aga ja praegu siis Mariannal 10 kordust on teine resultaat ja nüüd ja Marika Silm tegi ühe rohkem. Kolmas ala meil on siis jõutõmme kangiga ja kangi raskuseks on 85 kilo. Ja siin tuleb teha siis kordusi, et kang ilusti peab maa ära puutuma ja tuleb teha siis korralik sirutus, et õlad siis puusaga vähemalt ühele joonele. Üleval ilusti ära fikseerima. Jah, rind ette ja õlad puusaga ühele joonele on see sooritus perfektselt tehtud, kohtunik loeb kordus ära ja siis võib uuesti alla lasta. On lubatud vist põrge teha alt. Jah, et puude oleks, aga vähemalt puude oleks vastu maad. Et mõlemad kettad peaksid korraga puutuma. Ja kui nii vaadata, siis see 85 kilo tundub isegi kerge naistel olevat. No praegu selle pildi järgi küll jah, et naised järjest kordusi
kordusi teevad ja teevad päris palju kordusi. Päris palju kordusi, Nii et vasakul siis Viivi ja paremal siis Kaire. Kairel nüüd on selge lõpuks läbi vajunud, et ei suuda enam selga sirge hoida. Aga aega on. Nii. Viivi sai 21 kordust kirja ja Kairele jääb 17. Nii et kodus ka, kes täna siis praegu teleka ees on, et minge proovige, pange kangele 85 kilogrammi peale ja proovige vähemalt 20 ma just tahtsin öelda, et ärge kodus seda järgi proovige. Et 20 kordust 85 kiloga, et ei ole üldsegi lihtne ja seda teevad siis õblukesed naised praegu siin. Mina vaatan Mariannat ja ütleksid, tundub, et see on väga lihtne. Ja, et ilmselt korraldajad peavad mõtlema, et järgmisel aastaks ikkagi panna sinna juba 3-kohaline number, et 100 kilo peale. Paistab nagu lihtsalt vett pumpaks. No jah, nagu oleks tühi kang. Ma ei suudaks isegi neid kordusi seal lugeda praegu, palju seal neid juba tehtud on. Igal juhul tempo on väga kiire peal ja nii, Mairi üritab ka samas tempos olla, et mingi tulemus on juba ette tehtud ja mingi number on talle ees, mis ta tahab seda üle teha. No selliste korduste peale tegemise alaga on väike eelis tagant tulijale, et kas palgiga või siis seda jõutõmbeid kordusi, et kui sa tead, et sa oled kelliga võrdne, no teinekord see võistleja suudab ikka selle viimase jõu kokku võtta ja see 1 või 2 kordust natuke rohkem teha tänu sellele, et saada see punktikene. Muidugi on ka see, et sa pead oma seda aega ratsionaalselt kasutama ja mõtlema enda jaoks sobiva tempo. Kui sa alguses liiga kiiresti alustad, siis saad nii-öelda haamri. Absoluutselt, aga kui me räägime siin 20 pluss kordadest praegu, mida naised teevad, ja 75 sekundit, siis siin tuleb panna ikkagi põhimõtteliselt 75 sekundit täie tambiga kogu aeg ja see on päris karm ikkagi tegelikult. Nii, 35 kordust Mariannale, see tõesti vahepeal pausi ei olnud. No 75 sekund, 35 kordust, et põhimõtteliselt 2 sekundit ühe korduse peale, üles 1, alla 1 ja kogu aeg töötad 75 sekundit järjest, et väga korralik tulemus. Sekund üles, sekund alla. Jah, täpselt. Nii, Kätlinile on see nüüd paras pähkel samas tempost püsida. No jah, et Kätlin on pikkus ka rohkem, et see maa, mida... Sekund üles, sekund alla läheb keeruliseks. No jah, ja see maa, mida tõmbama võrreldes Maarikaga, siis kes on lühemat kasvu ja Mariannaga, et siis see amplituud, mis tööd tehakse, on ka natukene ja 1-2 korduse peale võib-olla ei ole, aga kui küsimus, kas see on ebaaus ala, et oleks pidanud siis talle kõrgemale panema kangi või? No jah, et rammunaiste ja rammumeeste ala on selline kord juba, et pikkus ja kaal ja vanus ei loe tegelikult, et ole mees või ole naine ja tule tee nii nagu on, et ega siis kivide tõstmisel on jälle pikematel eelis ja... Kätlin juba puhkas ja ütleme nii, et kas see puhkamine tähendab seda, et 35 enam ei tule? Siin on näha, et Mariannale on raske vastu saada, kui mitte võimatu siin sellise tempoga. Naised jäävad kindlasti Mariannast maha, et teise koha punktid oleks kindlasti vaja ära teha. No ja Marianna sealt tagasi hoida, kuna 2 naist oli veel tulemas, et ta pidi endast maksimumi andma, et kui ta nüüd oleks viimases vahetuses teinud, siis kindlasti oleks saanud jälgida tempot nagu Kätlin palgi tõstmises. Ja nii, Marikale tuleb 23 kordust, läheb Viivist ette, Viivil oli 21 ja Kätlin on siis Marianna järel siis teine praegu. Ilus pilt ka Elva linnast oli korra näha, et Elva järvede linn ja nüüd siis siin Elva kesklinnas tegelikult sinna lauluväljaku ja staadioni vahel Tartu maantee peal keset sõiduteed on naised Saku kohvreid kandmas. Kohvrite kaaluks siis kogu kaal on 110 kilogrammi. Nii et siis 55 kilogrammi ühe käe otsas. Et on ka siuke paras raskus ikkagi naiste rahvale 2 oma kehakaalu ja 40 meetrit tuleb joosta nende kohvritega. Õllekohvritega, jah. Nii, Mairi saab aja kirja siis 26-22 ja Katrina lõpetab ka. Tema pani mitu korda maha ja temal jääb siis ajaks 37-13, aga ilusti jõudis lõpuni. Aga Mairi aeg 26 on täitsa korralik aeg, et 40 meetrit 26 sekundiga on täitsa hea tulemus. Viivi ja siis
Kaire järgmises paaris. Kairele pigem sobiks, kui oleks kauguse peale. Jah, distantsi peale, jah. Temal käed on nii tugevad, et need lahti ei laseks. Aga nüüd väike tasakaalu Hakkas kaotus ja nüüd rabistama. praegu ära. Oli ilus edu praegu Viivi ees ja siit andis praegu, ütleme üks jah, pea 2 sekundit võib-olla isegi läksid praegu Kaire kaotsi. Aga nii, Viivist jõuab ikkagi ette viimase lõpusirgiga. Ja saab siis aja 24.55 ja läheb hetkel liidriks. Ja Viivi tulemus siis 27.70, nii et ka tegelikult väga hea resultaat. No nii, nüüd siis Marianna ja Maria. Maria alati hästi emotsionaalne võistleja ja praegu suugi nii, ja finišis tuli järgi. Võrdselt tulevad. Kui Marianna on ka kiire kohvrite kandja on, siis praegu tuleb Maria ka väga hästi. Marianna tegi hästi kiire pöörde. Ai, kasutas ära. Hüppas finišisse. Joone peal kasut haiget ei saanud, et traumat ei tulnud, et sinna läks kavaldama, pani kohvrid maha kiiresti ja libisesid kohvrid, aga ei, et kõik on korras. Et pääsid seda jala peale, see kohver ei kuku, et siis võib tegelikult selle jala ära väänata, aga ise kukkus kohvri peale. Ja ise kukkus kohvri peale tasakaalu kaotus, et eks see hoog läks finišis nii suureks, et läks kohver käest ära, see tiris 110 kilo ikkagi. No jah, ja tahtmine oli 2 korda suurem kui ise kaalub. Ja täpselt, ja kui see keha natuke ette ära kaldub, see tasakaalu kaotus tekib, aga nüüd Marika on läinud Kätlinist ette. Uskumatu, Kätlin on alati väga kiiresti jooksnud ja Marika paneb praegu eest minema ära. Ei ole võimalik, kas siit tuleb ala võita, aga mis nüüd on? Mis nüüd siis praegu? No nii. Läks kohver, läks risti. Ja nüüd läks siit, oi, et siit praegu 3-4 sekundit läks praegu Marikal kaotsi küll. 4, isegi rohkem, jah. Ja kui tema ajaks tuleb 24.57, mis on tegelikult 5. koha aeg. Ja ma kujutan ette, mis see aeg oleks võinud olla, kui ei oleks komistanud. Oi jah, kordusest on ka näha, et siin läksid jalad natukene risti ja kohvrid ja käest libises ära vasakust ja siis läks see kohvrite sättimise peale aega veel, et no siit oleks võinud tulla praegu alavõit ikkagi. No selline see sport on, et ega midagi teha ei ole, et igal juhul on Marika Silm olnud tänase päeva suur üllataja, et ja ta juba tegelikult on võitud, et igati pidi. Aga kahju jah, et selles alas niipidi läks, kuid eks Rammu naiste ala ongi selline, et sa pead olema stabiilne igas alas ja igal võistlejal, igal võistlusel on selliseid kohti, kui hiljem võistlus läbi on, siis mõtted, et seal oleks võinud ja oleks saanud paremini. Aga vigadest õpitakse ja järgmine võistlus või järgmine ala, ma usun, et Marika teeb jälle paremini. Aga nüüd siis Eerika. Viimane ala siis on atlaskivide tõstmine alusele. Ja tõstetakse siis 5 kivi on meil siin. Jah, ja uhke konstruktsioon. Eerika on siis nüüd jõudnud juba 63 kilose kivini, jah? Ja, esimene kivi oli meil 45 või siis on 50. Siis on 63, 64 ja 70. Ja kõrgus on kõrgem, et selline suur konstruktsioon, kuhu mehed hakkavad pärast kive tõstma. Et praegu siis tõstavad naised siia kõige madalama kõrguse peale ja siin pikemal naisel äkki eelis on, et Eerika siin praegu asja teeb muidugi raskeks ka see, et ei ole lihtsalt sealt kõrvalt peale vaja tõsta, vaid on vaja ka kõigepealt tassida. Jah, kergemad kivid tuleb sinna kohale tassida sealt eemalt. Nii, Eerikale jääb siis 2 kivi tulemus, et 25-66. Nii et kui on siis 2 kivi, siis tegelikult või 3 kivi, siis läheb see kivide tulemusega praegu siis Maria paneb väga kiiresti. Pikkust on ka rohkem, et ei pidanud isegi tõstma, nii nagu Sülle võttis sama kõrgusel ka peale põneb. Ja hästi võtab kohe, nii kui kätega haarab, tõstab otse kohe Sülle ja isegi mitte põlve peale ja läheb kohe, viib sinna üles aluse peale ära. Nii viimase kivi võib ette veeretada, siis naised kasutavad ka natukene liimi siin, et hoiaks paremini kivi käes ja see oli praegu iga ja laseb ja kukkus kivi maha. No nii. Pidanud põlve peale tagasi võtma ja uue tõste tegema. No siin oleks jah, natukene läks rapsimiseks, et kindla peale, vaat see ongi see, et võist... Oi. Kas nüüd kiirustab jalga ära ei vähena praegu niimoodi. Rahulikult põlve peale ja oleks kõik korras.
kui kivi kukub maha, on üks asja, kui kivi kukub jala peale. Seob ilusti ära ja ei olegi raske. No natukene kõrgemaks oleks vaja, ja no see oli juba 3. tõste selle 70 kiloga. Esimene kord oleks vaja niimoodi ära teha Maria, et loodame, et Maria siis õpib järgmiseks võistluseks, siin on veel näha, et ja palju puudus. Jala peale, et siin praegu põlv pahupidi ei läinud. Tõmbas jala eest väga õnnelik kukkumine. No abimehed olid kohe valmis reageerima ka, aga seal ei jõua keegi reageerida. Aga siin näed, et kui see jala peal ära kukub, et ära ei murra. Marika on valmis. Aga no see on esimene etapp alles, nii et 5 etappi aega veel parandada oma tulemusi ja oma sooritusi ja järgi mõelda. Marika on neist kõige lühem, ta peab kõige kõrgemal hoidma kivi. No jah, et siis 1,58 m pikkust, et veel kord olgu ära öeldud, et no tõesti väga pisikat kasvu Marika on. Nii et see näitab seda, et tegelikult võib väikse kasvuga naised võivad ka siin alas täitsa edukalt läbi lüüa, et mida just ju... On mõni ala, kus ongi eelis see pikkus. No, teeb sama vea. Nii, aga nüüd kas võtab alt ilusti. Jah, ta ei lasknud maha kukkuda ja võttis põlve peale. Ja korrigeeris asendis. Väga hästi ja ütleme nii, et praegu võitis 3-4 sekundit. Julgelt. Juba maha ära kukub ja ära veereb see kivi, siis sa kaotad ikka päris palju. No pluss veel energia, mis läheb topelt tõste peale. Nii, võttis nüüd korraks aja maha. Võttis liimi juurde, et ei hakanud nagu kiirustama siin viimase kiviga. Kivi põlve peale, kindla peale, seob käed ära ilusti ja tõstab kindla peale ja väga hästi. Ütleme nii, et väga targalt võisteldud. Markus Männik on siis teda treenib ja sealt on nii mõndagi head. No kindlasti Markus on väga pika staažiga võistleja olnud ja kogemusi palju ja oskab head nõu anda. No nii, Marianna paneb ka siin tempu peale, et nägi ära, et Marika tõstis ka kõik kivid ära, et midagi tagasi hoida ei ole. Jah, et siin ei ole niimoodi. 5 kivi ja siis Marika... Tahad võita, pead kõik kivid ja kiiresti panema. Jah, ja Marika tulemus oli 5 kivi, 56,38 ja eelmine aasta siis Marianna ju Maarahva laadal tõstis ära lausa 100-kilose atlaskivi, nii et Marianna jaoks tegelikult kivide tõstmine üks trumpalasid. Hästi tuli sülle. Ja sama viga jälle lühikeseks. Kas laseb maha selle? Oi, kui napilt praegu läks. No siit läks väga napilt. No 5 kivi ja 42,65, et võttis hetkel siis liidripositsiooni, aga sama praegu on kõik eksinud, et Kätlinil selles mõttes piisab, kui ta rahulikult ilma eksimata teeb kõik ära, kõik korras. Jah, kohe on näha ka, et Kätlin on pikimat kasvu ja on oluliselt lihtsam tema neid kive sinna tõsta, aga ei ole üldse enesekindel. Natuke ära libises praegu see üks kivi. Tundub, et vist ei olegi liimi pannud piisavalt ja võib-olla on liiga hästi endast arvanud enne viimast ala. Ta on muidugi kindlustanud oma võidu eelmiste alade. Ta on suhteliselt turvaline edu. Ei saa öelda, et väga turvaline oleks. Ei ole väga turvaline edu, et ta peab ikkagi tegema selle kivi oleks vaja ära tõsta. Ta peaks rahulikult kõik 5 kivi ära tõstma, et siis oot, kas nüüd praegu Kätlin õppis teiste pealt sama vea külge. Kas praegu paneb Kätlin siis enda selle suhteliselt kindla esikoha proovile, sinna annab teistele võimaluse praegu sellega või? Viimane kivi oleks ikkagi vaja peale tõsta, nii ei saa. Ja ei tõstagi, rohkem ei proovi ka. No see sooritus lööb muidugi praegu kaardid päris sassi ja jääb tulemuseks 4 kivi. 32-72 tulemusega. No nii, oleme siis naiste autostumise juurde jõudnud ja nii nagu me ennist rääkisime, et Kätlin tegi asja põnevaks ja naiste arvestus siis kohe esimesel võistlusel on võrdne punktide arv Kätlin Piirimäel ja Marianna Bogdanoval, mõlemad 45 punkti. Ja otsustavaks sai siis alavõitude arv ja punktidega läheb esikoht Kätlin Piirimäele. Marianna peab leppima siis teise kohaga. No napimalt enam kaotada ei saa. Marika siis 3. koht 42 punkti ja ma arvan, et see 3. koht ta oleks võinud samamoodi esikoha peale pretendeerida, kui ta oleks kohvrites mitte eksinud ja ütleme igatepidi Marika on võitnud no, esimesel võistlusel kohe saada ikkagi avaetapil 3. koht, esimene võistlus on ju suurepärane ja noh, Kätlini ja Marianna enda vastu, nii et igati tubli võistlus ja usun, et saab tulema ka 2019 naistearvestuses ülipõnev hooaeg. Kuidas siis on, et tulid ja kindla peale võitma, täna oli konkurents nii suur?
kas ma just kindlaga tõin, esimese alaga tõmbasin selja ära natuke ja tegin haiget talle, et ma siis nagu riski peal kõndisin, et ma ei teadnud, kas ma saan lõpuni teha või sealt, aga õnneks sain. Mis sul täna kripeldama jäi? Oli midagi, mis kohe mõtlesid, et järgmine kord? Võib-olla see viimane kivi, et kuna täna on ilm külm ja vaha hästi ei nakkunud, siis sinna nahk see viimane kivi läks. Edasi siis meestevõistluse juurde, Lõuna-Eesti vägilane ja siis Eviko ramumeeste sarja esimene etapp. Kohale on tulnud siis 7 vägimeest, Kaido Kuusik, Mihkel Raadik, Jaanis Krumits Lätis, Ervin Toots, Mattias Viljamaa, Ahto Milder ja Sten Karro. Ja Elva vallapäevad toimumas ja siis Plaadamäelu keskel vägilased ja mõõtu võtavad. Tegemist on siis 10-tonnise Scania sadulveokiga. Ja esimesena alustab siis Kaido Kuusik. Mehel siis pikkust 1,77 ja kaalu 133 kilo, aga selleks jäi siis natuke väheks, et Rekat lõpuni tõmmata. No 20 meetrit, klassikaline distants, 20 meetrit on paika pandud. Kaido Kuusik siis 6 meetrit 24 sentimeetrit kirja saab, et eks selle rekka vedamisega ole nii, et maapind peab olema ikkagi suhteliselt tasane, et midagi pole teha, et tiimine on ikka suhteliselt väike ja on pandud siia abiköis küll meestele ette, aga kui hakkab ikkagi rekka... Ervin läheb päris ilusasti. Jah, kui aga rekka hakkab lõpp vastu mäge minema, siis kindlasti lõpp muutub oluliselt raskemaks. No nii, aga... Nüüd jääb ka Ervinil hoog vaikseks. No Ervin on nüüd paar hooaega võistelnud ja mees on seda ala muidugi väga edukalt teinud. Nii on kõik. Kui jääb seisma, siis on halvasti üldiselt, siis koha pealt enam liikuma ei saa. Ja, aga mees ei lepi sellega. Mees ei lepi, on võitleja hing ja... Kuidas nii? Rekka ei seisma. Mis juhtus? Jah, ratas läks kuhugi aukuga. Nagu järsku ei seisma. Kuidagi järsku ei seisma jah, et ja... Aga 12 meetrit ja 10 sentimeetrit on juba kirjas ja seda siis tähendabki, et tõenäoliselt tuleb enamus võistlejatel vist mõõtmisele läheb see tulemus. No jah, tõenäoliselt. Muidugi selle võistlusala puhul kehamass ka loeb, et no Ervin Toots 1,92 pikki, 132 kilogrammi siis enda strateegilisteks mõõtudeks üles andnud ja Sten Karro siis kaaluga 156 kilogrammi, nii et kõige raskem mees, et tema peaks olema täna nüüd ka hea eelis sellel võistlusalal. Et kas ta nüüd seda ära suudab kõigi kasutada, saame teada. Üldiselt on nii jah, et kui on juba rekka liikuma saanud, siis tuleb seda hoogu ära kasutada võimalikult, et võimalikult kaugele saab, kui on teada, et seal tuleb mingi loht, kus enam edasi ei lähe. No praegu Sten siin loobus ka abiköiest, et tegelikult abiköis tuleks jalgkrampi. Ja lõpus hoopis sirutas selle jalga, aga sai tubli tulemus ikkagi 10 meetrit ja 4 sentimeetrit. Jalanõude valikut saime vaadata, mis jalanõudega siis Läti võistleja Jaanis Krumits meil siin. Ja 1,93 pikkust mehel ja 140 kilo kaalu, et tegelikult ikkagi hästi püstise asendiga on ja kasutab ainult kätte jõudu. No täis talla pealt läheb, et tegelikult muidu ikkagi oli näha, et mehed läksid päka pealt ikkagi tõmbasid seda, et siin on see käte ja jalgade koostöö ikkagi ääretult oluline, et sa kogu kehaga tõmbad, et peaks see vastaskäsi, vastasjalg liikuma. Aga ütleme, mis kasutab lätlane massi ära ja... No täis talde, jah, suur jalanumber. Saab rohkem hõõrdumist on, aga igal juhul väga tubli tulemus, et 11 meetrit, 10 sentimeetrit, praegu läheb Ervini järele teiseks. Jah, nii, ja siis mulk Mihkel Raadik. Säärane mulk siis. Säärane mulk jah, et 1,83 pikkus 117 kilo, et nüüd eelmiste võistlejatega oluliselt kergem mees ikkagi. Valitsev Eesti meistri jõu tõstmises.
jah, absoluutne Eesti meister siis ja kui vaadata tehnikat, siis jalad liiguvad, aga edasi ei liigu, et nagu koha peal tammub. ja siis on ta ju, Mihkel on meil siis 2018 aasta Eestimaa rammumees ja Eviko rammumeeste sarja võitja. Et saame näha, kas Mihkel ka sel aastal kõik etapid kaasa teeb ja kas ta siis ka võidu napsab. Järgmine ala on meil siis rehvi kantimine, 5 kordust on vaja teha ja selleks on siis Baltaiga rehv. No klassikaline rahvakeeles Venemaa rehv, kus on siis ka see lohv ehk siis õhukumm sees, et ja siis tema kaal ongi circa 300 kilogrammi. Ja esimesena peab üksinda tegema siis Kaido Kuusik. Jah, kuna mehi on paaritu arv ja loos oli siis selline. Kaido on näidanud ka rehvi kantimises päris häid tulemusi tegelikult, et pigem hästi teeb seda kui tagasihoidlikult seda rehvi kantimist. Jah, praegu ilusti ühtlaselt läheb, käed saab ilusti alla. Lihtsalt selles mõttes, et kui ta nagu normaalselt või hästi korralikult välja tuleb Kaido, siis tegelikult on hea nii-öelda piir teiste meeste jaoks, et keda hakata ületama, et kui Kaidot võidad, siis tegelikult võid olla juba päris heal koha peal. Aga aina tuleb Kaidot võita, nii et Kaido on oma soorituse teinud ja tulemuseks saanud 45-21, aga tänase võistluse puhul ütleks, et pigem ta tegi tagasihoidlikult seda rahulikumalt. Järgmises paaris siis säärane mulk Mihkel Raadik ja Mattias Viljamaa. Jõgevama mees. Mihkel siis peab oma kehva autovedamist kuidagi kompenseerima nüüd siin hea kantimisega, aga läheb küll hästi. Jah, nii-öelda siit vaadates tundub, et suhteliselt rahulikult teeb, aga on rehviga kohe kontaktis, mis on hästi positiivne, et lükkab rehvi ilusti maha, peatab korra, võtab alt kohe kinni, nii et tegelikult ühtegi niisugust nagu tühja momenti ei teki, et mis lõpptulemuses aeg oli ikkagi 34.92, mis on ikkagi väga hea aeg. No see on tõesti hea aeg, et see ongi näha, et iga kordusega pool sekundit kuni sekund jätad ootamata, lähed kohe uuesti haardesse, siis sa võidadki lõpuks juba... Iga tõste pealt sekundi võidad, ongi 10 tõste pealt 10 sekundit. Järgmises paaris siis Jaanis ja Ervin. No Ahto läks siin 44-87-ga Kaido Kuusiku ette veel ja Stenil siis 54-61 aeg, et võttis väga rahulikud, jah. Aga praegu läheb isegi Jaanis kiiremini kui Ervin. No nii, Ervin pani nüüd otse kohe rehvi üle. Nüüd aitas põlvega, nii et no see otse tõmbamisega on ka selline lugu, et kui sõrm peab ja sul see hästi õnnestub, siis on see väga hea tehnika, aga kui sõrm ära libastub, siis on kohe üks tõste ka juures, et on näha, et on vihma sadanud ja need võisid ka märjad olla alguses. 300 kilogrammised mänguasjad. ilusad kaadrid Männilinnast Elvast jälle vaadatud ja kes tahab Elvaga lähemalt tutvuda, tulge ikka Elvasse, aga mehed siis tõstavad juba palki siin vahepeal. 4. mai suhteliselt jahe ilm tänasel päeval, aga see ei heiduta, mehed tõmbavad kapuutsid pähe ja teevad oma sooritused ikkagi ära. No neil küll külm ei ole. No jah, et keha on soe ja palgiks on 110 kilo raskus. 110 kilogrammi siis sirgetele kättele vaja saada ja mida siis kohtunikud jälgivad siin on see, et oleks küdanukid ilusti sirgu, põlved ilusti sirgu, jalad paralleelselt ja tõugates üles ei toetaks palki vahepeal pea peale. Et sellised reeglid siis. Rinnalt tõuga, mitte pealt peale. Jah, et mitte pea pealt ja praegu siis Sten on väga rahulik, et kui palk kukkus maha, et siis peab ikka ise järgi minema, aga väga ei kiirustanudki sinna palgile järgi. No, saigi rahulikult puhata ja tundus, et on rahul, et ei pea kohe tõstma. Jah, et saime hetke puhkust. Aga Matjas siis saab 1 korra kirja ja Sten Karro 3 kordust.
Mihkel ja Ahto. Kui järjest töötab ilusti. No Mihkel Radikul nüüd positsioon peale eelmist ala natuke paranes ja kui tahab olla siin esikolmiku konkurentsis, siis tuleb ka teha palgis korralik sooritus ja kuna mitmed tugevad mehed on veel tulemas, siis ütleme nii, et ega tagasi midagi hoida ei saa, et tuleb selles alas suhteliselt tühjaks ennast tõmmata, aga noh, mõistlikult muidugi, et päris eelmise aasta sarja võitja oled, siis sa ikka ei tule päris siia 5. kohta tahtma. No ilmselt ka, et aga Mihkel on tegelikult alati väga targalt võistlenud ja jõudu mõistlikult jaganud, et nüüd ei saa väga jagada, sest on vaja järgi jõuda. Jah, nüüd on vaja pingutada, aga kui sa praegu ennast täitsa nii-öelda nagu rahvakeeles öeldakse rihmaks tõmbad, siis mitu ala on veel ees, et siis võib-olla annad seal lõpuks veel rohkem punkte, nii et tuleb hakata jõudu jagama mõistlikult, kuid siiski mehed tegelikult üksteist teavad ja teavad ka seda, et mis trumpalad kellelgi on, et mis on see reaalne võimalus, et keda peaks vähemalt võitma, et olla jälle tagasi konkurentsis. Palk on muidugi hea ala, seal sa umbes tead, et palju üldiselt tehakse ja mis on mõistlik tulemus. No ütleme pluss-miinus 2 kordust, ütleme sa tegelikult enam-vähem tead ette. Autovedamises sekundid ei oska keegi ette arvata. No sest pinnasest sõltub kõik ja nii edasi, et aga praegu siis Mihkel Radik teeb 8 kordust ja Ahto Milder 5 kordust. Ervin näitab siin, et võib ka rebida seda palki. Põlve pealt, kõhu peale ja sealt otse ülesse, nii et sealt rebib. Ja sisuliselt seda saabki nimetada siis palgi rebimiseks, et mehel on võimu nii palju. Mitte rinnalt tõuge, vaid kõhult tõuge. Jah, et mees on ennast nii üles kütnud, et lausa see... No number on ette teada, et praegu Mihkel tegi siis... Et kui siin 8 kordust. 8 kordust jah, et Mihkel on... Ma arvan, et kui 9 teeb, et sellest talle piisab ja... Kaido Kuusik tegi 7 kordust, on ka väga hea tulemus, nii et tundub, et siin lõunanaabril lätlasel on pisut raskusi selle palgi tõstmisega, et päris lemmikala vist ei ole. Aga tahtsin öelda, et kui siin on näha, et siin Ervin pisut väriseb, siis tegelikult ikkagi 110 kilogrammi, et ta üritab selle soorituse teha korralikult ja kogu keha on ju ikkagi pinges. Sa pead tasakaalu hoidma, kui seda palki tõstad ja siuke adrenaliin on ka üleval, et mehed kütavad ennast ikkagi hästi üles enne seda sooritust, et eks see värin siis ka sellest tuleneb, et mitte, et mees nõrk oleks nüüd selle palgi all päris niisama väriseks. Ja Ervin sai 10 kordust. Ja nüüd siis juba mitte ei ole enam lihtsalt kohvrite kandmine, vaid viimasel ajal juba tuntuks saanud siis Saku kohvrite kandmisega ja mehed siis harjutamas oluliselt suuremate raskustega kui need Saku õllekohvrid. No, päris palju kohvreid Saku õllekohvreid saaks rammumees kanda, sest raskuseks on 240 kilo on kokku, ehk siis 120 on ühe käe otsas. No vot, et siin praegu õllesõbrad unistavad, et oleks selline sõber, kes ainult selliseid õllekohvrid tooks, on ju, et 120 kilogrammi ühe käe otsas. No nii, nüüd on ka Elva laululava näha siin korraks pildis. Ja siinsamas kõrval siis tee peal mehed võistlevad ja praegu siis Jaanis Krummis ja Ahto Milder kõrvuti tulevad. No Jaanis on pisut eespool ja teeb suhteliselt kiire vöörd, aga nüüd praegu Ahto on väga võrdselt tulid Ahto ja nüüd on kohe näha, väga hästi praegu näha, kui üks hetkel tasakaalu kaotus ja 10-15 meetrit oli praktiliselt kohe juba Jaanis eest läinud. Juba jah, kadunud kõik. Et mitte midagi, kui tahad olla heas konkurentsis, siis äparduda ei tohi ja kuskilt järgi anda ei tohi. Jaanisel hetkel parim aeg, siis läks liidriks 20-61. No nii, aga nüüd loodame näha siit väga kiiret jooksu, sest Mihkel Radik on kiire jooksja. Meremehe raami kohvrit kannab kiiresti ja siin on praegu näha väga Ervinil oli parem start. Aga Ervin on parem, Ervin on eespool. Kuidas pööre on? Kiire pööre on? Kiire, Ervin pani eest minema tasakaalu kaotus ja nüüd saab Mihkel edu sisse. Ai, siit praegu Ervin andis ära ja Mihkel võtab siit. No uskumatult kiiresti mehed jooksid ikkagi. Ai. Viimane ala on Atlas kivid, suured ümmargused kivid. Ja kui naised tõstid sinna rinnakõrgusele, siis meestel on esimene kivi vaja tõsta kohe
1,75 kõrgusele. No jah, Ahto Milder on oma pikkuseks andnud 1,80 m. Jah, et 5 sentimeetrit. No nii, et vähem vaja tõsta. Et pea peale siis. Jah, 100-kilone kivi sinna üles. Et on ikkagi suhteliselt kõrgele see kivi vaja tõsta. Õnneks kivid lähevad raskemaks, aga platvorm läheb madalamaks. Ja kui siin nägime Ervini ja Mihkli tõsist mõõduvõttu, siis loodame, et hooaeg saab põnev tulema ka meeste arvestuses, kuna konkurents on väga tihe. Viimane kivi siis on 160 kilo. Ja seal on alati see, et kas selle liimi enam jätkub, kui liimi ei ole, siis see kivi ei pea ja isegi maast lahti ei tule. Ja, esimese kivi kaal on siis 100 kilo, siis on, selle võib ilma liimita tõsta. Siis on 115, 120, 140 ja 160 on siis kivide kaal. Nii et esimesed 2 kivi meestele siin probleemi ei valmista, on küll kõrgele vaja tõsta, aga Jaanis on 1,93 m pikk mees, 140 kilo, et 120, 100, 115, 120 kilo, nüüd on 140 kilo. Et ehk siis praegu Jaanis tõstab oma keharaskust. Jah, iseennast. Iseennast siis praegu sinna peale, probleemi olnud ja reegel oli ka see, et kivid peavad peale jääma. Ja, et ei tohi visata, nii et teiselt poolt maha kukuks. Üle kukub, siis pead järgi minema. Siis mine jookse ja tõsta teiselt poolt peale uuesti või tule ringiga tagasi. No see 160 kilo kivi tundub väga jonnakas olevat seal. Et võtab hetke aega ja paneb endal liimi juurde. Mõistlik on, kui teha 2 tõstet. No jah, et meestel see selja jala jõud on niivõrd palju rohkem ja suurem kui see haardejõud, mis suudab seda kivi käes hoida, siis võistlejad kasutavad sellist liimi, mis aitaks seda kivi paremini haakuda ja hoida. Jah, no praegu Mihkli puhul oli näha ka, et hoog oli suur, et kui Mihkli oleks 10 senti lühem olnud, siis tegelikult oleks see kivi ilmselt üle jooksnud teisele poole. Ja käega ilusti hoidis ära, et kivi ära ei kukuks. Ja legendiks on saanud siis Vidas Plekaitis Leedu võistleja, kes MM-il kunagi suhteliselt lühikest kasvu mees, et ka, et 1,80 m mees ja nii kõrgele vaja tõsta, et kivi kukkuski maha ühelt poolt, teiselt poolt ja rõma liiva seis. Ei, tal oli see, et ta oli 1,85 oli MM-il vaja tõsta seda kivi, aga ta tõstis näo pealt ja nina pealt. No nii, Mihkel Raadik 160 kilogrammi tõstis ära, meie jutu taustaks näitas, et see kivi ei ole siin 4. mail üldsegi mitte jääs, et on võimalik tõsta ja esimene mees jah, ja ma arvan, see on väga hea aeg oli praegu. Ja oli ka näha siis rahva sees kohe teistmoodi, kuidas rahvas elas kaasa. No nii, ebaõnnest. Kas siia läks? Oppa! Vot. Nii palju siis kivist. Nii. Vot, selline olukord siis, et läheb, jätkab edasi. Nüüd siis jällegi midagi teha. Tõstab teised kivid ära. Jällegi midagi teha, et korraldajatel tuleb minna uut kivi voolima ja valmistama. Pealt vaatajad said ka teada, mis seal kivi siis on. Natukene õhku selle kõige kergema kivi sees ja suuremate sees ja teis. Küsimus, kuidas on kõik ühe suured on need kivid, aga kus see raskus tuleb? Jah, et kergemates natukene õhku ja raskemates on siis betooni. Nii, nüüd tuli siis kohtunikele natuke mõelda, mis teha sellise asjaga. Siin on kordas uuesti näha, et tegelikult see Ervine natukene lohakalt tõstis, kivi libises käest ära ja oleks nad tegema topelt tõsta ja mis nüüd? Oli ise ka üllatunud. Siis jah, oleks pidanud uuesti tõstma. Aga ei ole midagi tõsta ja tegelikult see, mis ta selle kõrval vaatas ja imestas, ega ta see topelt tõsta ja sinna see aegtele enam kulus ka. No ütleme, Mihkli ta ei oleks niikuinii võitnud, kui ta oleks kõik ilusti tõstnud ja selles mõttes, kuna ta tõstis ülejäänud kivid kõik ära, siis teine koht läheb talle kividesse ja aga siis esimese etapi võidu võtab ikkagi Ervin Toots ja teise koha võtab Mihkel Raadik ja kolmas koht läheb Lätti. Selline see esimene etapp siis sai ja hea meel tõdeda, et vähemalt esimesed 2 kohta jäid ikka Eestimaa pinnale. Aga võistlus oli põnev ja usun, et hooaeg saab tulema ka igati põnev. Teine etapp toimub meil siis juba Jõgeval. Kohtumiseni. Kohtumiseni ja elage ikka kaasa, aitäh teile!